Tere, tere! Lõpuks ometi on õues soe ja natuke soojem. Ja me oleme täna Telliskivis tänavatoidufestivalil. Tüdrukud söövad siin paniinit ja see on Lamu maasika balsamico jäätis. Kas maitseb? Kas maitseb, Sofi? Sofi on sõnatu. Tähendab, et on väga hea. Igastahes jah, me tulime täna siia sööma põhimõtteliselt. Tahtsin uusi huvitavaid asju proovida ja ma sain ka juba falafeleid hummusega näiteks, mis olid väga head, väga head. Ja palju isuäratavamad minu jaoks kui ükstaspuha mis veiseliha burger siin. Aga lähme vaatame, mis siin veel pakutakse ja sa saad meiega koos nagu ka siin festivali täna olla, sest jah, me filmime kõike, mis me näeme. Me oleme nüüd kodus tagasi tänavatoidufestivalilt ja no ma ei ole ammu enda kõhtu nii täis söönud, kui ma täna hommikul seal festivalil seda tegin. Siiamaani on ikka selles mõttes hea olla ja kell on juba vist 6. Aga me tulime sealt Telliskivist siis jala Kadriorgu, lapsed magasid vankris ja väga mõnus oli. Ja nüüd me oleme juba õhtusel õueringil mänguväljakul. Tahtsin mainida selle tänavatoidufestivali kohta seda, et see on minu meelest väga vinge üritus. Ma mäletan, et ma käisin umbes 2 aastat tagasi ka seal, vist oli 2 aastat tagasi. Ja ma ei suutnud nagu väga vaimustuda sellest üritusest. Ma tean küll, miks see oli. Selles mõttes ma olin siis veel... Kuidas ma ütlen seda? Ma ei olnud siis veel nii väga avatud uutele maitsetele. Ma nüüd tagantjärgi saan sellest aru ja nüüd ma põhimõtteliselt iga päev ainult tahakski uusi maitseid ja kogu aeg otsin igasugu uusi retsepte ja uusi asju, mida küpsetada ja mida väljas söömas käies võtta. Selles mõttes ma seal tänavatoidufestivalil seekord ikka täiega nautisin. Kõik oli väga huvitav minu jaoks. Ja mul on alati hea meel selle üle, kui mu lapsed on nõus uusi asju proovima. Sest lastel see teadagi ei ole kõige lihtsam asi. Emily ongi meil natuke selline valivam, selles mõttes, et ta ei tee kohe suud lahti, kui lusikas tuleb iga kord. Aga Sofia õnneks on headel päevadel selline, kes proovib kõike ja siis ta lihtsalt ütleb, kas talle maitseb või ei. Ja tihtipeale ta ütleb, et ei maitse, aga samas ta järgmine päev või ülejärgmine päev ikkagi küsib seda sööki uuesti. Nii et jah, mul on väga hea meel, et nad proovivad uusi asju ja nad ei ole kinni oma tavapärases igapäevases toidus. Ja ma seda isegi üritan jälgida, et nad saaks pidevalt uusi asju.
lihtsalt, et nad oleksid avatud kõigele uuele ja et nad oleksid avatud erinevatele maitsetele ja nad ei oleks nii selles mõttes kinnise maailmavaatega see toidu suhtes. Öeldes väga tore üritus. Samm. Ilusat nädala algust sulle. Tšau!